Tegelikult kui ma tulin ämmaemandaks õppima, siis ma olin nagu juba täiesti kindel, et ma tahan ämmaemandaks saada. Et veendumus minu hinges oli hästi suur, aga üllatusi tuli tegelikult ikkagi hästi palju. Et ma olen selle õppe jooksul hästi palju õppinud just seda loomulikkuse poolt, seda, mis on normaalne. See on üks nendest asjadest, mis mind ämmaemanduse puhul hästi võlub, et me tegeleme ikkagi enamasti normiga. Mis on hästi, me tegeleme õnnelike roosade emadega. On muidugi asju, mis ei lähe alati plaanipäraselt, aga ma olin nagu hästi teadlik sellest, et ma ei taha tegeleda konkreetselt haigustega. Ehk siis miks ma ei tahtnud minna õppima arsti, et Eestis on see arsti mentaliteet hästi suur. Et kui sa tuled ämmakaks õppima, või vähemalt minu puhul oli nii, siis hästi paljud küsisid, et miks sa nagu arsti ei lähe, et sul oli nii head hinded ja noh. Aga mul siiamaani, nagu kui ma praktikatel olen, siis ma tunnen ka seda täpselt sama tugevalt, et mul on nii hea meel, et ma ei pea nagu 100% tegelema selle haiguse poolega. Ja aga sa rääkisid ka enne nendest praktikumitest, et kus sa oled teinud praktikumil? Kuna me õpime ämmaemandaks ja õeks nagu ühe stuudiumi vältel, siis ma olen praktikaid teinud Põlvas, Tartus, Tallinnas, Valgas. Ämmaemanda praktikat olen teinud Tartus, Põlvas ja Valgas. Jah, just. Aga kuna meil on suurem osa kõik praktikatest õendusega siiamaani olnud seotud, et siis need on ka igal pool teha saanud. Aga mis vahe on siis, mis sa õpid juurde näiteks, mis õel ei ole? No õed õpivad meie osa väga vähe, et õdedel on nagu vist üks praktika, selline lühike ja üsna pinnapealne, mis puudutab ämmaemandust. Et meie õpime ikkagi tohutult palju, me õpime imetamisnõustamist, me õpime seda loomuliku sünnituse füsioloogiat, patoloogiat, kõike. Et seda materjali on, me õpime küll aasta kauem, aga kuna me alustame erinevalt juba algusest peale, siis tegelikult on seda kindlasti kui rohkem kui aasta võrra seda erinevust. Ja kas sa oled mõelnud ka välismaal õppimisele? Ma olen küll mõelnud välismaal õppimise peale, aga kuna ma tean seda, et ämmaemandusabi on Eestis ikkagi väga kõrgel tasemel, siis mulle tundub kahju minna tegema praktikat kuhugi mujale, kui ma tean, et ma saan siin väga head haridust. Et ikkagi kui sa välismaal õpid, siis väga palju mahvi läheb selle peale, et sinna sisse elada ja kõigega nagu hakkama saada, mis seal muidu toimub, lisaks keelebarjäärile. Et mulle tundub, et see ei ole mõistlik. Kindlasti mõne inimese jaoks on see väga lahe kogemus olnud ja see on puhtalt minu enda arvamus, et ma ei ütle, et välismaal on halb praktikat teha. Et kindlasti on väga lahe. Ma olen kuulnud lugusid sellest, kuidas on näiteks Türgis praksi tehtud ja kuidas on täiesti hullumeelne kogemus olnud. Et mulle piisaks tegelikult pigem mingist lühemast programmist ja ma tahan minna järgmisel suvel Ameerikasse ühele koolitusele. Et eks näis, kuidas sellega läheb. Aga mis on näiteks teiste jaoks on siin raske õppeaine? No ma arvan, et praegune tsükkel, mis meil oli koolis, oli päris raske ja praegu on eksam tulemas ja mul kursajad on kõik täiesti kokkuvad juukseid umbes. Et see oli patoloogia tsükkel, patoloogiline sünnitus ja rasedus, et see on nagu meie stuudiumi jooksul kõige olulisem ja kõige suurem eksam, kuna sinna läheb norm alla ja sinna tuleb patoloogia peale, et see on kindlasti kõige hirmutavam siiamaani. Aga ma mäletan juba esimesest kursusest alates seda, kuidas kõik kartsid tohutult anatoomia eksamit ja järjest nagu kõik, mis tuleb, tundub hirmus. Ja väga paljud kukkusid anatoomiast läbi ka, mitte küll meie kursuselt, aga õdede kursuselt näiteks. Aga samas nagu mul on selline tunne, et meil oli hästi toetav grupp, me kõik nagu aitame üksteisel õppida ja nagu ma ütlesin, et kõik on tehtav täiega.